ei tohi liikuda mehed, on ju. Lõdvaks lasta ennast. Ei, no tegelikult tuleb vaadata, kes ilusam on, see peab lähemal istuma, on ju. Siis ma pean laua alla minema. Tegelikult tahaks nii, et see oleks... Kas need 3 sõrme peavad niimoodi olema või niimoodi? Kokku, lähedal ikka niimoodi. 2 sõrme või? 3. Siis kohe tegelikult on kohe kuulda, kui keegi läheb kaugemale, siis peab Priit pärast kauem sättima. Fotot ei taha, on ju, Priit? Mida? Fotot. Muidugi või tahan. Seda tahad võib-olla ise ka? Nii. Ta pärast timmima see valge. Nii. Ei timmib. Siis rinnad ette ja läheb. Mul ei ole kasu, mul sportrinna võidana. Ootad tegema vähe niimoodi ka. Tere taas Algoritmi kuulama, eetris on meie 334. episood, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Codeborn. Mina olen Priit Liivak ja koos minuga tänast episoodi vedamas Erik Jõgi. Me oleme täna salvestamas LHV podcasti stuudios, et siis ühes ruumis oleks koos nagu hästi hea filosofeerida või vaielda või kakelda nende teemade üle, et eks näis kaugele või kuhu me jõuame. Ja see teema, millest me siis filosofeerima hakkame, et mis siis ikkagi arendajatest saab ja kas siis vibe-kooderid on tegelikult sama palju arendajad, kui arendajad on insenerid, et ka selle üle proovime siis selle lõpuks selgeks saada. Meiega koos on täna Alvar Soome ja Kalle Volkov, mehed, kelle kogemuse ammutamisest tehisaru hüvanguks vaid siis Sam Altman näeb märgi unenägusid, et algoritmeetris on nad olemas ja teie kõik, kes kuulate, saate neid kogemusi siis täna ammutada. Tere tulemast Algoritmi! Tere! Tervist! Teeme kiire sellise tutvumise ringi ka, et võib-olla mõne sõnaga, et kogemus on nii pikk, et me võiks teist mõlemast terve episoodi teha, aga proovime nagu pisut lühemalt, et millega te tegelete ja miks te olete just õiged mehed sellest teemast rääkima? Mina olen hetkel siis sajandi infrastruktuuri projekti Rail Baltic Estonia IT-üksuse juhataja. Elus esimest korda olen juhataja, et järgmine eesmärk on saada brigadiiriks. IT-s olen olnud aastast 1992, tööl alates aastast 2000, enamus aega erasektoris, nüüd viimane aeg avalikus sektoris, olen olnud koolitaja, kõike teinud, kõike näinud, ämbreid kolistanud, välja tulnud ämbrist. Kogemust oma jagu. Kalle? Jaa, ma olen IT-s olnud ka vist isegi natuke kauem, ma arvan, et ma 95 vist kuskil läksin tööle IT-valdkonda ja hakkasin seal toimetama. Täna ma olen sellise toreda butiigi nagu Jute Grupp, siis mis ta on eesti keeles, tarkvararenduse juht ja paralleelselt siis tegelikult tegelen ka EBS-is sellise õppekava kokkupanemisega nagu toote ja tehnoloogia juhtimine, et 2 mütsi peas. Nii, enne kui me teema juurde lähme, Alvar, ma tahaks su mikrit natuke lähemale saada. Tõmba seda lihtsalt jõuga, kanguta seda poomi. No, niimoodi. No, kas nüüd on hea? Nüüd on hea. See on nii hull teema, et ma isegi ei tea, kust otsast pihta hakata, et ma alustasin vist selle teesiga, et võtaks mingid müüdid ja hakkaks neid nagu otsast nagu lõhkuma ja üks asi, millest väga palju räägitakse, millest vibe-kooderid räägivad, on see, et koodi pole enam üldse kellelegi vaja, et nüüd me hakkamegi kõik spekki kirjutama ja siis spekist vorbitakse see binaar ja siis nii ta läheb, et keegi enam ei pea oskama koodi lugeda, kirjutada. Mida teie kogenud meestena sellest hullust mõttest arvate? No, et selleni jõuda, kuidas vibe-kooderid avastasid, et spekki on vaja kirjutada, tuleb alustada sellest, et nad kõigepealt avastasid, et testid on vaja. Nad ka seda ei teadnud alguses. Kõigepealt lihtsalt vaibisid. Kõigepealt lihtsalt vaibisid, siis avastasid, et see ei lähe nii hästi. Siis nad avastasid testimise, nüüd nad avastasid spekkimise. Ju nad järgmisena avastavad arhitektuuri ja turvalisuse, ma arvan. Ja sinna läheb veel tõenäoliselt kaua aega. Aga ega see vibe-koodimine on tegelikult tore asi. Selles suhtes, et progemist ei asenda, aga selles suhtes, et sellega teha lõbusaid asju, teed endal tic-tac-toe mängu ja saad aru sellest, kuidas nagu koodi kirjutamine mis võiks olla koodi kirjutamise tulemus, sellest nad saavad kindlasti läbi selle aru ja prototüüpi tegevused asju teha, aga kurat productionisse ei tohi panna. Täpselt nii, et mul on endal töö juurest väga ideaalne kogemus, et inimene vibe-koodis kloodis sellise raudtee infrastruktuuri tasude kalkulaatori. Väga ilus, värviline, heeblik käisid edasi tagasi, numbrid muutusid, töötas nii kulda.
tagatoa lahti tegin, siis õudust, no seal oli kõik hallitas ja mustad saapad olid nurgas ja nii edasi, aga me saime aru, mis ta tahab. Me võtsime selle üle, tegime korda tagatoa, tegime puhtaks, fiksisime saapad ära, fiksisime tolmu maha. Siis sa võtad ju, nagu mis sa seal ise ei pühi seda tolmu maha ja sa võtad ju teise AI, kes oskab paremini. Jaa, võtan, mina siis ei tegele enam vibe koodimisega, vaid AI abistatud koodimisega. Ma just mõtlen, et kust lõpeb vibe koodimine ja algab päris koodimine või AI abiga koodimine? Sealt, kus algavad teadmised. Ja sealt, kus algab tegelikult ka review selles suhtes, et kui ütleme klassikaline vibe code ja kui ta võtab mingisuguse asja, ta tahab teha endale mingi kalkulaatorit või mis iganes on ja ta ütleb arvutile, et ehita mulle maailm. Arvuti selle peale mõtleb natukene ragistab ja teeb selle maailma valmis, vaadatakse, väga ilus, heeblik üles on, nagu Alvar ütles. Aga tegelikult, mis seal taustal toimub, sellest tegelikult mitte muhviga aru ei saa. Aga kui me räägime AI assisted codingust, siis tegelikult see on see, et tuleb inimene, kellel on teadmised, kes tajub ära, mis asi on arhitektuur, tal on mingid süsteemid, ta tegelikult oskab seda koodi lugeda. Ja tegelikult inimese siis selline roll AI assisted codingus ongi olla see arusaaja või code reviewer. Ja juhul, kui ta saab päriselt aru, mis seal taga toimub, mis on see väljund ja kuidas mootor päriselt töötab, tõeliseks, see on täiesti okei ja täiesti fine. Ma panen ennast selgelt nagu sellesse vibe kooderi sussidesse praegu, kuigi ma tean, et ma olen täiesti nagu teiega samas paadis. Aga mis vahet seal on, kui kole see kood seal taga on, nagu et AI ju ainult loeb seda, nagu ükski inimene peast ei lugema, et las ta siis olla kehv ja kohutav ja kolena. Peaasi, et heeblid ilusad on peas. Ei, ega sul on täiesti õiguse. Enda jaoks, enda arvutis, enda tarbeks see, kui kole see kood on, ei oma mitte mingit tähtsust, aga lihtsalt on see, et vibe koodija tunnustavad hästi palju muid asju ka ära, et kui see asi valmis saab, ei ole ta valmis. Nii nagu ma olen igal pool pidanud seletama, et tarkvara elutsükkel ei lõppe siis, kui tarkvara üle antakse, vaid tarkvara elutsükkel lõpeb siis, kui ta kinni pannakse. Ja vibe koodijad seda ei hooma üldse, et seda nende tehtud teost tuleb edaspidi ka üleval pidada ja ka uuendada ja parandada. Täiendada nad arvatavasti vahepeal ikkagi nagu mõistavad, sellepärast, et üks nendega soovid muutuvad, aga nad selle peale ei tule, et see, mis juba valmis on, tuleb ka aegalt üle vaadata. Ja seal on tegelikult ka nagu data aspekt näiteks, et see nii kui sa hoiad seal enda andmeid, siis see on okei, sa GDPR järgi võid enda andmeid kellele iganes anda ja teha. Ja nii peale, kui sa topid sinna kellegi teise andmed sisse või keegi teine ise topib oma andmed sinna sisse, siis sul tegib vastutus. Ja kui sa oled selle asja lõbusalt vibe code'inud ja hoiad CSV failis, mis on otse välja laetav kuskilt üle HTTP serveri. CSV andmebaasis tahtsid? Vabandust, et CSV andmebaasi hüperrelatsioonilise ultra moodsa modernse andmebaasi ja keegi võib selle alla laadida ja näeb sealt nagu Erik Jõgi andmeid, siis on natukene jama. No just eile oli ju Šveitsi arstikeskuse case, kus nad olid vibe koodinud endale patsiendi vastuvõrtu portaali, mis oligi üks staatiline HTML inline dataga. Võtsid source koodi lahti ja ole sina lahke. Et töötas küll. Väga hea. Aga ma just mõtlesin, et tegelikult kerime 10 aastat tagasi, asendame siin meie jutus vibe koodi ja ma ei tea, junior või keskmise arendajaga ja tegelikult kõik see jutt kehtib ka, et ju tegelikult ega ennem seda AI-d ei olnud ju kõik arendajad ei kirjutanud briljantset koodi, vaid pigem vastupidi, et 80% kirjutas ikkagi üsna kehva koodi ja 80% tarkvara oli täpselt niimoodi, oli turvaauke täis, oli kehvasti arhitektuuritud, kõik muu. Et ei ole midagi uut ju. Kõik süsteemid, mille koodi ma olen näinud, seal ma enam enda andmeid hoida ei taha. Just, see on nagu vanasti, kui vorstivabrikus käisid, enam vorsti süüa ei tahtnud. Et mis on uut, ja kõige selle koodi pealt on ju see sama masin õppinud. Sinna ma tahtsingi jõuda, et sa praegu väga hästi kirjeldasid ära, kus on selle vibe koodimise häda, kuna suured keelemudelid on ennustusmudelid ja nad on mudeldanud just selle sama suure koodibaasi pealt GitHubist, Stack Overflow näidetest ja nii edasi, siis täpselt nagu sa ütlesid, 80% koodist on ikka natukene jama, aga see on kõige suurem hulk, et jama oli kõige rohkem ja kui nad nüüd koodi genereerivad, nad kipuvad genereerima koodi jama pealt. Ja ma näen, ja see on kusjuures keeleliselt erinev. Pythonit genereerib ta natuke paremini teatud asju, PHP genereerib üllatavalt halvasti. Seal on kõige rohkem seda. Ja täpselt. Vastavalt selle keele konventsioonidele. Täpselt nii, et PHP-st lihtsalt toodeti seda jama sellistes kogustes, et see on tema jaoks normaalsus. Ja kui sa tõmbasid nagu paralleele sellesse 10 aastat tagasi koodi või aega, siis kui sa nüüd
otseselt paralleele tõmbad, siis me rääkisime just hetk tagasi vibe koodimisest ja AI assisted koodimisest. 10 aastat tagasi oli siis, kas sul oli junior coding või siis junior assisted coding, ehk tegelikult loomulikult olid firmades juniorid ja siis õnnestusid need ettevõtted, kus sul nende junioritega paaris, Erik teab väga hästi, kuidas juniorid välja õpetatakse, on siis mingi seenior, kes õpetabki parimaid praktikaid ja ei lase sellist lauslollust välja, et ega AI-ga on sama asi, et AI istub sul seal paaris, AI teeb lollusi, seenior annab piginäppe, õpetab, paneb reeglid, asjad järgib paika, ongi AI-st, õpetad välja ja saadki lõpuks endale korraliku arendaja kõrvale. Kes viitsib seda teha, arendajad ei ole kunagi olnud need õpetajad, arendajad tahavad luua, me hakkame, vot, nüüd te olete võib-olla vanakooli arendajad, te tahate õpetada või piisavalt elukogemust kogunud, et tahate õpetada. Mina tean seda, et arendajad tahavad luua midagi uut, ehitada, oma raamistikke kirjutada, eks, et nüüd on ju, nüüd kirjutatakse neid AI raamistikena järjest, on ju. Küll on see PMAD ja siis on järgmised paremad asjad ja hunnikus videosid, et kuidas ikka Claude'i plan mode ei tööta piisavalt hästi, et sinna on ikka parem mingit wrapperit ümber kasutada. Et kas me peame nüüd, kas siis arendajate roll peab nii palju muutuma, et nad peavad tagasi õpetama hakkama? Mitte tagasi. Arendajate roll on ikka kogu aeg õpetada olnud ja kogu aeg olnud olemas arendajad, kes õpetavad, et minul on eluaeg õpetada meeldinud, ma tahtsingi õpetajaks saada omal ajal. Tõsi küll matemaatika õpetajaks, sest ma polnud arvutit näinud. Sellepärast meil Eestis neid õpetajaid ei olegi, kõik tulevad lihtsalt IT-sse, kus palgad on nagu nii kõrgemad, siin saab ka õpetada ja siis lihtsalt põhiharidus saab katmata. Ega üks seeniori nagu tunnuseid ongi see, et ta oskab teisi õpetada, ta oskab oma teadmisi edasi anda, ta oskab parimaid praktikaid edasi anda ja koolitada nendest samadest juniori junsudest välja mid-levelid sealt edasi seeniorid. Et ega see ei ole kuhugi kadunud, see on kogu aeg olnud ja see on ka tulevikus niimoodi. Kuhu see nüüd langeb siis nüüd, et kumba me õpetame, et kas me õpetame seda masinat, paremat koodi kirjutama või me õpetame teisi noori arendajaid seda masinat paremini kasutama? Vaat see on nüüd siis see riskikoht, mida me oleme arutanud juba alates sellest, kui GPT oma esimese versiooni välja lasi, et siis oli juba esimene niisugune filosoofiline arutelu, mis meil oli, et ongi, et see oli näha, et tegelikult junior arendaja tööd enam-vähem teeb, et kui review on paigas, piirid, raamid on paigas, ta teeb selle ära. Aga kui me junior arendajad ära kaotame, siis senior arendajad ei tule. Koolist ei tule senior arendaja mitte kunagi. See ei ole võimalik lihtsalt. Senior arendaja tuleb põllu pealt. Et ühesõnaga siis ma ei teagi, mis siis saab. Sotsiaalsed töökohad, et pead hoidma 10 juniorit palgal, et seeniorid saada, et mis siis, et väga neid vaja ei ole. Senior arendajad saavad pinsile 120 aastaselt. No nii nagu vanasti oli Koboli progeja või kes see oli see haruldus ja kõiki hoiti nii, et vähegi. Ja nüüd tänapäeval või vahepeal oli ja nüüd siis lihtsalt progeja, kes oskab teistele tagasisidet anda. Seniorid. Aga asi, mida mina olen tähele pannud, et see selles terminalis sellele AI-le nagu yes-no vastamine, nende otsuste tegemine, see ei ole nii raske. Kui see hea plaan on ees, siis ei ole nii raske. Kas see võiks olla nagu see koht, kus nad juniorid tagasi tulevad, et mina seeniorina ma ei viitsi nagu seda yes-no vajutada. Ma õpetan neile põhimõtted selged, millal nagu on okei yes vajutada, millal tuleb öelda no, millal tuleb kutsuda seenior, et kuule, mis ma siin valin. Ja siis need kogenud inimesed teevad plaani, mõtlevad asjad läbi, kas või koos AI-ga, eks ole, ja siis nooremad vajutavad yes-no ainult. Ma arvan, et see yes-no vajutamise ära kadumine on tegelikult aja küsimus, et see on praegu. Tundide küsimus. Ja, et selle peale pole üldse vaja kinni jääda. Me eelmine nädal käisime TalTechis ühest väiksest töörühmas arutamas, et milliseid põhioskusi on vaja informaatikas näiteks 5 aasta pärast lõpetaval üliõpilasel. Ja jõudsime sinna, et ei ühtegi uut oskust ei ole vaja, vaid hoopis vanad oskused tuleb tagasi tuua. Ehk siis kriitiline mõtlemine ja näiteks koodi lugemise oskus. Et ka seda on vaja õpetada. No ka selle yes-no puhul on see sama, et sa loed selle pika käsu läbi, mis ta sulle kokku on sinna vorpinud, eks ole,
kriitiliselt hinnata, et noh, kas seal kuskil on üks RMRF vahel või midagi analoogset, eks ole. Selle jaoks on tegelikult guardrailid olemas selles suhtes, kui nagu sa annad... RMRF on hea lihtne näide, eks ole, aga kui sa annad sellele lobamokale seal kätte õiguse root access'id toodangu andmebaasidele, siis sa oled ise loll, olgem ausad. Et tegelikult sa ikkagi peaksid nagu mõtlema kriitilisest järgi seda, et kus kohas jooksevad need piirid. Kogu see yes-no jama tuleb ära kaotada sealt vahelt, vaid lihtsalt ongi see, et sa piirad füüsiliselt ära. Noh, ma ei kujuta ette, ma olen kuulnud, et mõned inimesed annavad oma pangakonto näiteks mingisugusele OpenClaw'le või kellegile kätte ja ütlevad, et tee makseid minu eest. Mõned või? Paljud. No võt, just, see tõestab mõndagi, et tegelikult täpselt sama on ka selle koodimisega, et kui masin jõuab lõpuks nii kaugel, et päriselt saab usaldada, siis fine, muidugi annad talle võtmed taevasse, aga praeguses hetkes on ikkagi niivõrd palju sellist ette nägematust või ette määramatust seal protsessis, et ära anna. Millal see tuleb? Ma ei tea, mul nagu tekib see tunne, et kogu aeg lubatakse, aga see on nagu see low code, no code, mis kogu aeg tuleb, aga kunagi kohale ei jõua. No ma kuskil 2 aastat tagasi panin endale kalendrisse märkme, et 5 aasta pärast on maailma lõpp, et ma vaatan, et kas niimoodi juhtub, sest arvestades ühtepidi kogu see kvantarvutite arendus, teistpidi kogu see LLM või kogu see nagu AI arendus, et siis 5 aasta, see on recipe for disaster, et kui see LLM hakkab õppima võib-ollat ära või sellist nagu unknown state'i, siis on tšaubaka sambart riideks. No, jah, kvantarvutitega ma muidugi natuke piiran erutust, et ma kirjutasin tegelikult MKM-ile siukse väikese essee, kvantkindel krüptograafia, kui nad tegid mulle ühe tööpakkumise, millest ma lõpuks küll keeldusin. Ja seal ma ennustasin, et tegelikult kvantarvutid muutuvad reaalsuseks, nii et me näeme nende mõjusid võib-olla 2035. Aga et te teaksite, siis väga tähtsa ettevõtte McKinsey aruanne ütles, et eelmine aasta kukkus pangandus kokku tänu kvantarvutitele, et see aasta on avaliku sektori kord. Et neid ennustusi tasub alati tõena võtta. Aeg on natuke. Kes veel pikemat teksti lugeda tahab, siis just Digil tuli vist ka mingisugune kvantkindlale krüptograafiale ülemineku kava hiljuti välja, et selle kuskilt online'ist leiab üles, kes tahab teada, et mida siis Eesti ette võtab selleks, et kvantkindlust saavutada. Aga see, ma arvan, et meist keegi ei tea seda õiget vastust sellele, et kuidas see edasi läheb või et see on tüüpiline, me oleme praegusel laine harjal ja küsimus on see, et kõik need, kes seda vibe-koodimist fännavad, ütlevad, et see läheb veel edasi ja varsti arvuti teeb kõik ära, nii nagu kes meil käis rääkimas, ütles, et et mis progejad, et ma lihtsalt ütlen, mis ma tahan selle telefonile. Jah, täpselt, et ma ütlen selle telefonile, mis ma tahan ja see juhtub lihtsalt, et ükskõik mis see on, et mingid progejaid ei ole vaja. Et see on see, et kui sa nagu vaatad tänast seda tõusulainet on ju, et see ekstrapoleerid edasi, siis sa näed, kus see suund on, et ainult nagu sky is the limit. Aga teine on see, et siis nagu meiesugused skeptikud siin vaatavad, aga tulevad need takistused ja millal see siis kätte jõuab, et need takistused reaalsuseks saavad. Eks ikka takistused on juba reaalsuseks saanud, et tegelikult ikkagi vibe-koodimise tulemusel neid näiteid, kus on olnud security breach'id on ikka palju ja kaasa arvatud siis tegelikult ka pakutavate platvormide tegelikult nõrkused on ära kasutatud, et Berceli häkk just hiljuti Lovable ütles ju ära, et kõik enne 2025 novembri projektid on pigem lekkinud koos kõigi credentialitedega, kõigi võtmetega, kogu kood. Et tegelikult, kui sa kasutad sellise keskkondi ja sa tekitad sõltuvuse, siis sul on ju ise tekitad endale single point of failure'i ilma selle peale mõtlemata. Nad ei mõtle selle peale. Täpselt nii nagu öeldi, et näed, räägin telefoniga ja ta teeb mulle midagi valmis, ma ei pea midagi tegema, et kõik juhtub iseenesest. Ja juhtubki. Ja üks moment juhtub ka pahasti iseenesest. Nii et sa ei tea, mis juhtus, sa ei saa aru, miks juhtus. Ja eks see edasi liikumine, see on evolutsioon on ju. Täna tegelikult me oleme, ütleme, evolutsiooni sellises tasemes, kus tõenäoliselt toimub mingisugune revolutsioon, kindlasti, millal, ega ei tea, on ju. Aga samas, kõik need asjad juhtuvad samm-sammult, ega isesõitvad autod ka üleöö ei tekkinud, on ju. Praegu juba tegelikult esimesed autod on, mis mingites kontrollitud tingimustes ise suudavad sõita, aga sinna jõuti ka hästi samm-sammult kõigepealt mingist testplatsil, on ju, kõigepealt koridoris, siis testplatsil, siis kuskil kontrollitud linnatingimustes, siis kuskil mujal maantee tingimustele,
on ju. Et kõik need asjad peavad, nad ei juhtu üleöö ja kui Priit Kallas räägib nagu väga õigesti on ju sellest, et mingi hetk sa ütled telefoni, et asjad juhtuvad, on ju, juhtuvadki. Midagi juhtub. Viisil või teisel, siis juhtubki, aga et sinna jõuda, selleks tuleb võtta nagu rahulikke samme, ei tohi nagu hakata pudrulusikaga sööma soola, on ju, vaid võtad vaikselt terakoppa ja maitsestad. See ongi see, mis nagu sassi aetakse, ongi see, et ega AI ei ole paha iseenesest, ega need tekstimudelid ei ole kuidagi halvad iseenesest, et ja ega innovatsioonile ei saagi mingi pidurit panna, nagu mu vanaema ütles, et kosele kätt ette ei pane, et võid proovida, ei juhtu mitte midagi. Aga milleks kasutada ja kus kasutada, teatud sektorites ta väga hästi töötabki, et esimene asi, mida igaüks aru sai, et tõlkijad, et tšaubakana, et siin ei ole enam midagi teha. Koolitöödele ka. Jah, koolitöödel ei ole tšaubaka, see on hoopis eraldi teema, millest võib eraldi podcasti teha, kuidas ta haridust mõjustab ja mis asi on Eesti hariduse IT-hüpe, et las see jääda. Aga ja näiteks turunduses AI-agendid, ma panes ka tööle, aga kui ma oma töös peaksin e-maili genereerima AI-ga, siis tehke minuga midagi. Viige kuhugi pehmete seintega ruumi. Kui mina vastan inimesele AI abiga, siis on midagi juba pahasti. Siis sa oled veendunud, et see töötab või tekib usaldus lõpuks? Aasta pärast äkki teed? Ei välista, aasta pärast äkki teen. Ega ma ei välista, ma ei ole selles suhtes AI vastane, ma mitte kuidagi moodi kasutan ise igapäevaselt praktiliselt. Lihtsalt ma alati ütlen, et asjadest tuleb rääkida nii, nagu nad on, õigete sõnadega. CSV ei ole andmebaas ja nii edasi. Kõigepealt tuleb see terminoloogia selgeks teha endale. Sellest koolitamisest ja õpetamisest ma tegelikult hea meelega räägiks lähemalt, aga mitte sellest, et mida siis koolides teha, vaid sellest, et meil on tegelikult väga paljudes organisatsioonides nüüd terve hunnik inimesi, kes siis vibe koodivad, kes ei ole arendaja taustaga või isegi ei vibe koodi. Näiteks toon nagu näite, et disainerid on hoopis lähemal kogu koodibaasile, kui nad kunagi varem on olnud või siis ka analüütikud ja tooteomanikud on koodibaasile nagu lähemal, sest see dokumentatsioon läheb sinna koodibaasile lähemale, on ju, selleks, et AI saaks väga hästi tööd teha. Nüüd, kuidas neile kõik need asjad selgeks teha või eks neid tuleb koolitada ja selles suhtes, et see, mis Margus mainisin, et on EBS-iga servast seotud ja tootekava või selle õppekava nagu jutuga rääkisin erinevate inimestega. Indrek Ald Äripäevast küsis esimese asjana seda, et kuule, et kas vibe koodimine ka tuleb? Muidugi tuleb, jumala eest, et igal juhul peavad seda oskama, peavad teadma, peavad suutma luua neid samasid prototüüpe, mida arendajatel ette anda, ja see on ülikõva nagu arendus. Tüübid suudavad teha need prototüübid valmis, mida muidu arendajad lihvivad seal päevi, et inimesele tänavalt näidata mingisugust asja, teeb tunni aega valmis. Super asi, aga toodangusse ei tohi panna. Ja ma olen ka kuulnud neid lugusid, kus toote omanik reaalselt näitabki siis koodi koosoleku lõpus, et koosoleku alguses käiakse mingi mõte välja, natuke paneb selle AI seal taustal pusima ja siis näitab, kuule, kas see võiks niimoodi välja näha, et ta ei teegi prototüüpi, vaid see on siis juba funktsioneeriv kood, mis küll võib-olla sul taga näeb kohutav välja, aga see töötab. Ja see annab metsiku võimenduse tegelikult arendustiimile. See on nagu, see on väga hea näide. See on parim asi nagu peal viilutud leiva põhimõtteliselt. Aga kuidas sa selle kliendile maha müüd, vaata, sest klienti vaatab teisel pool lauda, et kuule, see töötab juba, mis mõttes sa paned veel sinna 2 päeva nagu sisse, et mida sa teed selle 2 päeva? Oi, see on nüüd eriti tummine teema, et ma alles üks konverents küsisin ikka valju häälega, kui olid kõik suured koodipabrikud käisid esitamas, et kuidas nemad kasutavad AI-d igapäevatöös ja kuidas nüüd on kõik väga efektiivne ja meeskonnad teevad palju kiiremini ja produktiivsemalt ja kvaliteetsemalt ja kõik need ilusad sõnad kõlasid ära. Ja siis mina tõstin käe, küsisin, et aga vabandust, et kuna see hindades kajastub, et see, mis maksis enne 10 000, maksab nüüd 10 000, see, mis võttis enne 500 tundi, võtab nüüd 500 tundi. Kus see AI siis on? No selle peale läksid kõrvad natuke punaseks ja ega pobiseti midagi. Aga tegelikult on vähemalt avalikus sektoris peab tulema jällegi mingi revolutsioon hankes. Me peame hakkama ostma mitte tundi või ressurssi, vaid tulemust. Aga tulemuse ostmine on pagana raske. Eks tõenäoliselt need tarkvaramajade järgmise aasta majandustulemustesse vaadata neid kasumi marginaale. No seal on, mina võin nagu omalt poolt öelda, et teatud kohtades me
tegelikult ka täna nagu arvestame sisse selle riski, et mis siis saab, kui me kõik need AI asjad nüüd üleöö nagu hüppavad hinnas nagu, ma ei tea, 10 korda kallimaks, on ju. Sest nii ju räägitakse, et täna saab selle Claude Maxi 200-ga, aga see reaalne hind võiks olla 2500 € kuus. Aga selle riskiga nagu peab kuidagi arvestama, eriti kui nagu mingisugused fikshinnaga nagu lepingut, et me oleme 2 aastat hakkame tegema seda nüüd, kus me teeme, mis 2 aasta pärast saab? No see on juba viga, et 2-aastased lepinguid praegu tehakse, oleme ausad. Jah, 3 aasta pärast mäletatavasti ei ole seda inimest, aga see selleks. Aga põhimõtteliselt seda ju räägitakse praegu ka, et need hinnad on juba nii lakke läinud, kogu see tokenite hinnad, et palgatakse juuniore selleks, et teha AI tööd, on ju. Ja palgatakse juuniore selleks, et AI-d katki teha, sellepärast, et nad on kõige lahtisema peaga selleks, et üldse seda AI asja lõhkuda, kui on kuskile AI sisse pandud. Seda ma olen ka näinud. Inimene on alati leidlik olnud ja väike inimene on kuradi leidlik, olgem ausad. Laps tööjõud, et vanasti noored pandi suvel kuskile restorani panne pesema või mingid sellist muud lihtsamad tööd tegema, nüüd siis nad Vibe koodivad, et süsteemi katki teha, mida AI on kokku kirjutanud. See süsteemide katki tegemine, turvalisus on meil eraldi teema, et ma just eile rääkisin niisuguse markantse näite, mis tehtud on, et kaitsta nagu arvutis siis AI tegevust. Alguses ma mõtlesin, et see on ainult ühe ettevõtte erand, aga nüüd ma teen 2 ettevõtet, kus IT-juhil jooksis kuul nii kokku, et tema ainukene meetod, kuidas siis kaitsta oma ettevõtet AI püsimise eest, et töötajad kasutavad, tahavadki oma agente seal kirjutada, mis iganes. Töötajatel nüüd on tööarvuti ja AI arvuti teatud töötajatel. AI arvutisse logitakse AI kasutajaga, seal on eraldi segment, eraldi reeglid, täislogimine, monitooring. See on natuke see, mis ma enne rääkisin, et anna nagu õiges hetk credential'e kätte ja siis on tegelikult väga hea, on ju. Selleks ei ole eraldi arvutit või selleks on dev container eraldi lihtsalt Docker image ja seal sees kõik käib ja mina teen nii juba päris tükk aega tööd ja töötab väga ilusti. Just. Et seal ongi see, et vaata, kui sa annad niisuguse tehnilisele inimesele, siis see jutt on kõik okei, see pädeb. Kontoritöötajale ei päde. Olgu, kontoritöötajatele mitte. jah, nõus. Aga tööarvuti või töötelefonid on juba ammu olnud teema, et miks siis mitte, et on AI arvuti ja Ei, aga mõte ei ole paha, et kui ma esimest korda kuulsin, ma natuke üllatunud, mõtlesin, et võib-olla on natuke ekstreemne näide. Kui teist korda kuulsin, hakkasin mõtlema, et ei ole ju üldse paha mõte ju, et täitsa okei. Aga selle koha pealt on küll, et kui siin vahepeal oli juba niimoodi asjad juba selged, et kuidas seda AI koodimises kasutatakse ja nii edasi, siis see teema muutub nii kiiresti, et üks moment hüppas kõigepealt see OpenClaw, siis tuli see Agentic AI ja siis oli, kõik oli muutunud järsku, sest et kogu lähenemine muutus tegelikult nagu fundamentaalselt. Ja mina isegi kujutan ette, mis järgmine samm siis on, et ega ei ole võimatu, et järgmist sammu ei olegi. Revolutsioon on läbi. Ei, revolutsioon tuleb teise koha pealt. See on ilmselt see kõige hirmsam, kus kõik ootavad ja pusivad hirmsasti, et tahaks nüüd seda järgmist hüpet teha ja siis mitte midagi ei tulegi. Aga see on ju realistlik, et me muudame kõik lihtsalt keerulisemaks selle tulevase muutuse valguses ja siis mitte midagi ei juhtu. See on täiesti realistlik võimaluse. Näiteks täna ju me saame aru, et kõik see üleminek nagu selle spektrivenile ja väga palju on selle sees ka seda ambitsiooni, et need mudelid muutuvad veel paremaks ja suudavad veel rohkem teha. Eriti seal vibe koodimise maailmas, eks ole, et paneme praegu mingisugused kooditehased püsti ja siis, kui need mudelid on veel paremad, siis meil ei ole üldse enam inimesi vaja. Aga kui need mudelid ei lähegi veel paremaks, siis on natuke nagu käpuli kogu see maailm. Aga tegelikult juba praegu arvestades sellega, et need inimesed, kes päriselt oskavad kasutada seda tehnoloogiat, senior arendajad, kes on endale selgeks teinud kogu selle temaatika ja on suutnud selgeks teha selle, et mis see kasutegur on, juba see on tegelikult ju väga suur võit iseenesest. See, et sul on masin, kes suudab teha tegelikult esimese taseme code review ära väga hästi. Ta annab nagu sulle suurepärase sisendi ette, et sa nagu seniorina saad selle üle vaadata ja korda teha. Või ka koodi kirjutamisega või olemasoleva koodi analüüsiga, et aru saada, mida see kood päriselt teeb. Annad koodijupi hambusse ja küsid, mida see teeb, ilusti seletab ära sulle inimkeeles. Et juba see on päris suur võit, isegi kui täna jääks evolutsioon seisma ja revolutsiooni ei tuleks, see on juba vähemalt, ma ütleks, kogu seda IT-sektorit aidanud kõvasti edasi. Produktiivsemaks.
produktiivsemaks jah, aga paradigma muutust pole ju toimunud. Et tegelikult me ei näe paradigma muutust, et ma arvan, et siin ongi kõige suurem takistust, et arendusprotsess on endiselt pre-AI tegelikult. Kõik levelid on olemas, kõik jutud. Ja see tõmbab nagu magnetina sinnapoole tagasi, et me räägime ikkagi nagu ka see spec-driven development'is me läheme nagu üha detailsemate ja põhjalikimate spekkide suunas ju tegelikult. See on ju suurepärane, see on tegelikult need samad spekid on sisendid ka inimestele, dokumentatsioon, spetsifikatsioon, see, mida arendajatele kõige vähem meeldib teha on ju tegelikult, olgem ausad, on see täna on juba reaalselt olemas, said kõrvalproduktina, kõrvaltootena. Ehk et need asjad või testid, jälle asi, mida arendajad ei viitsi teha, aga AI teeb talle ära. Ehk siis on see, et sul on tegelikult väga hea, jälle, eeldades seda, et sa oskad seda kasutada, et sa ei ole see, nii-öelda tootejuhi tasemel vibe-coder, kes teeb prototüüpi või junior, välja õpetamatu junior. Et siis sa saad spetsifikatsiooni, sa saad dokumentatsiooni, sa saad testitud koodi ja selle by-product on veel nagu töötav toode ka. How good can it be? Ühesõnaga meil tuleb varsti uus roll või? IT muinasjutu vesti või? Ja. Mis vajab väga erinevat oskust võrreldes sellest, mis täna arendajatel on. ITL tegi mingisuguse analüüsiga, nad said kas 18 uut rolli, mis AI-ga nagu IT-sse võiks tekkida. Seal sees on tõesti nagu sellised AI governance ja AI security teemad ja et sul ongi nagu spetsialiseerumine turbe valdkonnas just nagu AI teemade peale. Täpselt, kuidas sa teed siis seda, et paned teise arvuti nagu annad töötajatele välja, see on ilmselt see hea taktika, nagu mida need inimesed õpivad. Kusjuures seal samas, kus me neid tulevikuoskusi mõtlesime, siis jälle jõudsime vanaoskuse juurde, ehk siis algoritmilise mõtlemise õpetamine, mida enam väga ülikoolides ei tehta. Ja mul on väga hea näide selle kohta, ma käin koolides lastele vahepeal õpetamas, et mis arvuti on ja kuidas ta töötab. Ja minu peamine siis ülesanne või mäng nendega on see, et kirjutage mulle lühike juhend, kuidas tikk põlema panna, et iga rida on üks käsk ja mina siis teen täpselt nii, nagu arvuti teeks. Tikku ma põlema pole saanud. Sest et tegelikult kui sa spekki kirjutad, siis sa pead hakkama ja ma saan aru, et LLM oskab natuke konteksti tabada ja natuke ennustada, aga mida rohkem ta ennustab, seda õrnemaks su lahendus ju tegelikult läheb. Nii et sa pead õppima algoritmiliselt mõtlema ja kirjeldama. No aga see tegelikult on ju probleem samamoodi natukene junioritega tänapäeval on ju, ehk siis see sama, mis sa ütlesid, koolis nagu liiga palju seda ei õpetata, juniorid, kui need tulevad, siis on sul vaja seeniori, kes tegelikult õpetavad seda sama algoritmilist mõtlemist, andmemudeleid, üldse andmete käitlemist ja lähenemist ja nii edasi, et AI on sellisel ikkagi lapse tasemel täna. Aga mis sa ütled neile siis, et nad kõik ütled, aga mul ei ole seda vaja, AI teeb seda minu eest. Siis sa annad talle, genereerid talle AI-ga ühe aplikatsiooni ja siis hakkad järjest tooma ridasid välja, mis on, mis ei klapi tegelikult päris maailma. See eeldab, et see inimene tahab seda õppida. See eeldab, et nagu jätkub see, et mis on seni olnud, et nagu IT on see koht, kuhu inimesi tõmbab, et inimesed tahavad hakata seda õppima. Et see, kui see nüüd ära kaob, selles mõttes, mis tundub, et on natuke juba juhtumas, on ju selle müüdiga, et AI teeb kõik ära, siis nagu sa saad õpetada neid inimesi, kes tahavad õppida, et kui seda ei ole, siis see päris keeruline. Tegelikult hetkel ei ole näha veel, et huvi oleks väga kadunud, et õppekavad on täis, kandidaadid on ukse taga. Ja see on alati olnud, et sellistesse õppekavadesse, mis on väga popid, astutakse erinevatel põhjustel. Üks on siis sisemine motivatsioon ikkagi saadagi oma ala väga heaks spetsialistiks. Ja teine on see, et aga see on popp, emme käskis ja seal saab palju raha. Üks võimalus muidugi lahenduseks on tegelikult ka case study'd. Ehk siis tegelikult inimestele reaalselt rääkida neid samasid juhtumeid, Alvar rääkis ka paari asja, mis on olnud ala mingisugused data exposure'id ja security exposure'id, mingite andmevõitmete lekked, asjad, ärgid. Ehk siis tegelikult pannagi kokku materjal, mis näitab seda, et juhul kui sa oled keerles, juhul kui sa usaldad pimesi seda, mis tuleb välja, mis siis võib juhtuda ja mis on selle tagajärjed. Ehk siis isegi mitte, et mis see nagu õnnetus iseenesest on, vaid pane kokku GDPR-iga ja vaata, mis need maksimum trahvid seal on ja kui palju siis tuleb ära anda oma sellest heast palgast, mis sa saad IT-töölt. Aga seal
seal ongi, et ega seal ei ole ka need ülevõlli naljad nagu mitte asjakohased, et ma ise väga seda juttu ei usu, et aga et seesama nali, et umbes, et ütled AI-le, et tee nii, et mu koodis on 0 viga ja siis ta kustutab koodi maha, ütleb, et 0 viga on nüüd, sest koodi pole. No ma ei usu, et see nüüd päriselt juhtunud on, aga näitena ta on väga hea, sest tegelikult AI võibki seda käsku nii tõlgendada. No mina olen paaril konverentsil nagu inimesi hirmutanud sellega, et mõtle, kui nüüd sa panedki selle OpenClaw'le, ütled, et ole hea optimeerima makse ja siis tema järeldus sellele promptile on see, et aga ma peaks ju Eesti kodakondsusest loobuma ja siis sind kolima nagu kuskile teise riiki, et siis seal on palju soodsam nagu, et kuskile kaugele, kus see Kaimani saartele proovima sinna sind kodanikuks teha, et see oleks ka päris hirmus, et siis hakka nagu lappima ja Eesti riigile seda selgitama, et ei, ma tegelikult ei tahtnud nagu, et mu AI tegi seda värki. AI käskis. AI käskis, see on veel hullem. Aga selle AI koha pealt oli mul Kalle, kui me enne Kallega rääkisime, siis ta tegi väga hea näite, seesama testidega näide oli väga hea, et sa küll mainisid, aga et see, et arendajale need testi ei meeldi kirjutada, aga AI on sellest hästi osav, sest et tema on hästi visa, tema teeb kõik testid valmis ja sinu ülesanne on sealt maha kustutada rumalad testid, sest kõik testid ei ole vajalikud. Aga tema teeb kõik valmis ja sina kustutad siis need, mida tegelikult vaja ei ole maha, väga hea. No sellega see algoritmiline mõtlemine on ka minu arust väga, väga oluline. Hästi huvitav näide oli selle kohta ühel Claude'i koolitus, mingi online asi, mida ma vaatasin, kus toodi näide siis, et kui sa lased Claude'il pildi pealt tuvastada klaaskuule või lugeda kokku, et mitu marblit on või ma ei tea, mitu apelsini siin pildil on. Et siis on risk, et see teeb vigu. Ta hästi palju on neid ka, et kuule mitu R-tähte on sõna maasikas. Et kui sa teed sellise lihtsa küsimuse, siis on nagu probleem. Aga kui sa ütled talle, et okei, tuvasta nüüd kõigepealt siit apelsinid selle pildi pealt, siis loe need kokku, siis valideeri seda kokkulugemist. Ja siis, ma ei tea, siis tee veel midagi. Et sa võtad selle nagu nii juppideks, siis see tõenäosus, et hakkab sulle õigesti vastama, läheb nagu hästi kõrgeks kohe automaatselt. Ja nüüd oleneb sellest, et kas usud seda esimest vastust või mitte. Ehk et tegelikult mis teebki AI kasutajast, targa AI kasutaja on see, et sa saad aru ja sa suudad valideerida seda, et see vastus, mis sul tuli, on pläma. Aga selleks, et sa nüüd oskaksid küsida neid samasid küsimusi, mis sa ette tõid, ehk siis tee seda, sammhaaval instruktsioonid, mis seal juba vahetan, kirjuta siis, see programm valmis on ja miks sul AI-d sinna vahel on vaja? No see kiiruse vahe on seal päris suur. Kui sa ei tea, et seda siis saab kirjutada, siis sa teed seda AI-s. Siin on üks nüanss veel. Võtame selle sama apelsini lugemise või et sa küsid 10 pildi kohta 10 erinevat küsimust ja sa saad nagu 9 õige vastuse 9 esimesele. Kas sa kontrollid põhjalikult seda 10. sama põhjalikult nagu sa esimest 9 kontrollisid või esimest. Seal see nagu jube lihtne on libastuda sellega, et sa jääd seda usaldama, sest sa said nii palju õigeid vastuseid. Ja siis sa pead nagu ära tabama sealt nagu sellest nagu selle ühe, mis on vale. Et see on see, mis on nagu ma arvan enamus inimestele, see on see koht, kus nad nagu läheb, kus see lähebki katki sahel. Et sest enamus vastused on õiged. Aga see üks, mis on, see näeb ka välja täpselt sama loogiline nagu need kõik teised, aga seal on midagi valesti ja see on inimlikult jube keeruline. Aga see ongi see error, mida tehakse AI kasutusel ja mis ma ka kuskil rääkisin ühel konverentsil, et põhimõtteliselt on see, et inimene peab tegelikult lõpuni aru saama, sa ei saa vastutust käest ära anda. Nii pea, kui sa hakkad seda AI-d usaldama nüüd oma 10. vastusega, siis sa annad kontrolli käest ära. Ja kui sa annad kontrolli käest ära, siis sa annad vastutuse käest ära. Järelikult on see, et sa ei ole õige inimene õigel kohal enam. Ehk et sa pead suutma veenduda selles, et see, mida tehakse, on õige või sa pead 100% usaldama. See on umbes nagu tiimitöö. Ehk siis on see, et sa delegeerid mingisuguse ülesande, sina vastutad selle eest, kui sealt tuleb vale nagu mingi tulemus välja, keegi varastab mingi raha ära või keegi kirjutab vale koodi või mis iganes, sina juhina saad kinga. Aga juhul, kui sa usaldad seda nagu inimest või tiimiliiget pimesi, ehk siis senior arendaja, sa tead seda, et see inimene teeb alati kõiki asju õigesti, siis sa delegeerid oma nagu, sa delegeerid õiguse, aga sa ei saa delegeerida vastutust. No see ongi see, mis on nii-öelda siis AI paniköörides üks argument ongi siis see, et aga inimene ju ka eksib. Et AI on siis ka ju inimlik, ta ju ka eksib, aga ei, inimene vastutab, AI vastutab.
AI ei vastuta. Tihtipeale inimene ka ei vastuta, aga inimene võiks vastutada. Võiks, aga AI kindlasti ei vastuta. Inimest saab panna vastutama. Seda küll jah, siin on erinevad meetmed vahele tuua, et professionaalses olukorras, et kui me räägime ükskõik arendaja või mis muu ametikoht, et siis ongi, et sa oled seal ametikohal ja kui sa ei sobi sinna, siis sind saadetakse minema. Aga nagu laiemalt ütleme elus inimesed kasutavad seda AI-d igal sammul nagu selles mõttes ja seal just see avaldub kõige rohkem see nagu, et millal sa kontrollid seda vastust, mis sa saad ja millal sa lihtsalt usaldada. Ja päeva lõpuks ongi see, et need inimesed, kes usaldavad liialt AI-d, nad ei sobi sinna, nad saavadki kinga juhul, kui liiga palju vigasid tuleb vahele. Et jälle päris elus sul on guardrailid olemas, kui sul on arendaja, sul on ka võib-olla QA, sul on paarisprogeja, kuidas iganes mingis ettevõttes on üles ehitud, user acceptance testingud, igasugused asjad ja selles suhtes ikka kuskil lõigus tõenäoliselt tuleb välja. Aga mis on täna võib-olla natukene, ma ei ütleks probleem, aga situatsioon täna on see, et kuna AI suudab nii palju koodi genereerida, siis see bottleneck tekib hoopis kuskil mujal. Ehk sa ei suuda enam testida, sa ei suuda valideerida seda koodi, QA ei jõua oma tööd ära teha. Siis tekib see ahvatlus, et lasta olla. Laseme otse laivi, et nii saab kiiremini, et äri ju tahab, kõik on rõõmsad, just kui nagu töötab 9 juhtumit, töötas 10. AI testimise agent ütles ka, et kõik on okei. Jah. Et mis see inimene ikka testib? Aga see 10 commit pagan tõmbas database'i maha, siis taastame ära ju, meil on ju backup, on ju. No kui on. Aga ei, see on tegelikult hetkel on ju suurtes tarkvaraettevõtetes kes on väga AI poole kaldu läinud, on juba probleem, et code review'd ei jõuta teha. Ja siis ongi 2 võimalust, kas jääd korrektseks või teed hästi palju nupu vajutusi, las läheb. Kummitempel. Ja kui sa kummitempliks muutud, siis jällegi sa ei sobi sinna rolli, nagu Kalle ütles. No ma saan aru, et metas umbes see suund ongi, et ma ei teagi, mis see inimese roll seal on, isegi mitte kummitempel, vaid midagi muud, lihtsalt natuke aeg-ajalt järelvaataja. No Meta tegi ka oma mingi detsimeerimisavaldus, et nad maikuuga tahavad 10% inimesi lahti lasta, et julged sammud, ega ma ei oska muud öelda. Ega riskitaluvus on erinev ettevõtetel ja oleneb, kust kohast nad lõikavad, võib-olla nad lõikavad äkki nagu sellest AI arendusmeeskonnast, pagan seda teab. Eriti kui nad tahavad kulusid kõvasti paha tõmbata. Neil on vaja lihtsalt vabandust, et 10% kuludest lahti saada. Meta pani enda mingi virtuaalreaalsuse tiimi ka vist kinni või tõmbas koomale ja vaata, kui palju sinna on pappi maeti nagu mõni aeg tagasi. Miljardeid. Kohe tuleb uus metaversum. Aga ma just kuulasin ühte sellist tech-talki, et kus räägitigi sellest, et andke nüüd aega atra seada, et ärge minge paanikasse tarkvarainsenerid ja arendajad, et tegelikult 1-2 pärast on teid võib-olla isegi rohkem vaja kui praegu, kui see AI abiga genereeritud liivalosside hulk läheb liiga suureks, kus sa ei ehitad enam betoonlosse, vaid ehitatakse liivalosse. Ma ei tea, kas ma tahan olla arendaja selles maailmas, kus kõik need liivalossid hakkavad lagunema ja siis lähed ja toetad siit ja sealt ja kogu aeg on nagu mingi paanika mode on peal. Ega hetkel on juba uus nii-öelda töö ja töökoht tekkinud on rescue engineering, et tuledki siis appi engineerima, sellepärast, et valmis on ehitatud mingi puust porgand ja siis tuleb hakata seda söödavalt tegema. Kui juuniore peale ei tule, kes oskavad ja kui ainult meie oleme alles, kes neid oskavad seda päästeoperatsiooni läbi viia, siis on ainult vesi meie veskile või ja tuleb siis palka juurde küsida midagi. Ei, mul jah, üks hea tuttav ütles jah, et Alvar ära pabista, et meie töö otsa ei saa, et eks see nagu profileerumine ka ikkagi on see, et arendaja töö, paratamatult juba täna ta on muutunud, ja ta muutub edaspidi jälle, kuhu lõpuks ta muutub, ei tea, aga ega ta kuhugi ei kao. Et need samad ettevõtted, kes praegu suure hurraaga ükskõik kas siis nagu selleks, et osta endale AI chippe, lasevad inimesi lahti või mis iganes need põhjused seal taga on, mingi hetk nad peavad need inimesed asendama eelduseel, et asenda muuta inimestega seda tööd. Asenda muuta inimestega mingil määral, sellepärast, et see 2 võimalust, kas koodi hulk muutub nii suureks, et seda on vaja kuidagi hallata
need samad after action'id on ju, ehk siis kas ükskõik kas QA-d või mis iganes inimesi sinna juurde paned, sest jälle pimesi usaldamine täna ei ole ja tõenäoliselt paari aasta perspektiivis ka ei ole see asi, mida teha. Kusjuures üks koht, kus mina näen, et tegelikult AI abistatud arendusest kasu on, kuhu see võiks liikuda, vibecode'ijate käest võib-olla palju loodetud, kuigi võib-olla mitte. Mulle meeldib, et see on täiesti nagu selline koolkond on tekkinud, et need vibecode'ijad seal, et kunagi räägiti testijatest ka nagu see niimoodi, et need testijad seal, nemad tahavad hirmsasti, et arendajad automaattesti kirjutaks ja keegi ei viitsi. See oli 15 aastat tagasi muidugi. Ma olen tekitanud tegelikult ka vaikselt vibecode'ijate alamliigi, see on hypecode'ijad, et need ongi siis need, kes kõik räägivad asjast nii, nagu see ei ole. Aga ongi siis see, et tegelikult saab teha nii-öelda sihitud rätsepa ülikondi, kus sa enam ei võta mingi ööratud framework'i endale alla, vaid sa nopid sellest framework'is selle funktsionaalsuse, kas siis baasfunktsionaalsuse ainult need funktsionaalsused, mis on antud rakenduse jaoks vaja on ja kõik rohkem ei võta. Ja seda peaks olema AI abiga juba väga hea teha. Nagu ma ütlen neile, kes oma neid visiitkaardi lehte teevad vibecode'ides. Visiitkaart lehe jaoks vibecode'imine, väga hea, andke minna. Staatiline HTML ilusad pildid, võib-olla mingi kontaktvorm, ideaalne. Aga ärge siis kasutage seda WordPressi, tehkegi staatiline HTML, mis te sellest WordPressist lasete püsti panna. Tehkegi staatiline HTML ja teie admin paneel on teie arvuti. Kus te ütlete, et muuda seda HTML-i nii natuke ja... Aga selle otsuse tegemine nõuabki seda kogemust, mis meil siin laua ääres on olemas selles mõttes, et kus me teame, et see WordPressi, et sellel on mingid nagu nüansid, miks seda mitte panna. Aga kui sa googleldad, et kuidas teha omale staatilist veebilehte, siis nagu vastus on, pane WordPress püsti. Tuleme selle mõtte peale, et sa üldse teed staatilise, sest siin mingid mis asi see on, see staatiline leht nagu selles mõttes, kuidas ma veebileht teen, pane WordPress püsti. Mingid nädalad tagasi üks episoodi vahelt ära, ma kiiresti vibecode'isin mingi asja valmis, et teeme algoritmile ka lehe ja paneme siis sinna kogukonda üles, et täiendage. Ja nii, AI kenasti pakkus sinna mingi hunniku raamistike ja et ikkagi oleks nagu päris rakendus. Sellepärast, et ma kirjutasin sinna umbes nõuetena sisse, et võiks saada ju ka nagu hinnata neid episoode ja võiks ju siis mingid sellist funktsionaalsust, mille jaoks on just andmebaasi vaja. Nii. Siis ma hakkasin hiljem mõtlema, et tegelikult mul ei ole vaja seda, kui ma panen uue episoodi üles, las ta genereerib seda HTML-i uuesti mulle, et ma teen seda korra nädalas nagu, et selle asja nagu compile ja deploy nagu kord nädalas teha, jumala fine nagu. Et ei ole vaja, et mul on kuskil mingi episoodide andmebaas, dünaamiliselt tõmmatakse sisse. Ja selle seda agentidega veel ära automatiseerida ka. Just, täpselt. Et ei ole nagu, ja siis nüüd see siis seisab seal, ma pean nagu kõik nagu ümber tegema, ma nagu arhitektuuri ümber tegema, sellepärast, et ma lihtsalt taipasin, et ma over-engineerisin, disainisin üle nagu selle asja nagu esimese hooga. Aga üks asi, mis ma täheldanud olen, et vibecode'imise kasutus, nagu õige kasutus on hästi palju tulnud esile hariduses. Sest et hariduses on vist nii palju erinevaid nõudeid ja tingimusi ja õpilaste erivajadusi ja klasside erinev koosseis ja arengutase, et sükest universaalset tarkvara pole olemas, õpetajad on hädas ja väga taiplikud õpetajad on avastanud, et oot, aga ma saan ju teha selle tunni jaoks mingi harjutuskeskkonna ja igaüks saab täpselt enda raskusastme järgi, mul seda imelihtne teha. Mul sõber tegi oma abikaasale, kes on algklasside õpetaja, matemaatika tehete õpetamise. Kui ma see plokk läbi sai, unustati see keskkond ära. No ja minul kolleeg tegi siis lastele sellise haridusliku mängukeskkonna, kus sa saad ka matemaatikat ja muid aineid teha nii, et sul neid reklaame vahel ei ole, mis nagu enamikes äppides sees on. Aga siis kuidagi see küsimus nagu tekib, et kui nüüd kõik hakkavad seda tegema ja kõik hakkavad neid asju nagu ehitama ja üles panema ja et kas me lihtsalt raiskame ressurssi, et mine otsi natuke kauem, ehk leiad õige asja, mis töötab juba. Ma arvan, et kõik ei hakka seda tegema nagunii, et see on, Jan Villemson on minu meelest sellest kirjutanud juba mõnda aega tagasi, et kuidas see AI tundub on nagu võimendaja, et kui sa oled hea ja tema just minu meelest tõi õpetajate näitel just selle, et AI lihtsalt võimendab seda, mis sa oled. Kui sa oled väga hea õpetaja, siis see võimendab seda, aga kui sa oled keskmine õpetaja, siis ta võimendab seda keskpärasust ja kui sa oled kehva õpetaja, siis see võimendab seda kehva olekut. Kusjuures see tegelikult laieneb absoluutselt igale valdkonnale. Just, et pane mingi muu ameti nimetus sinna. Progemisega on täpselt sama asi arendusega, ehk siis kui sa oled hea arendaja, siis sa saadki palju paremaks arendajaks tänu selle AI-le ja kui sa oled kehv arendaja, palju õnne. Jan Villemsoni sulest on pärit minu lemmik siis tsitaat, mille ta nüüd paar kuud tagasi ütles välja just selle
teehüppe raames, et meie tulevikku ei määra mitte see, kui palju me kasutame AI-d hariduses, vaid kui palju me suudame haridust anda ilma AI abita. See on väga hea. Sellega ma olen igati nõus. Ma tegin hiljuti, ma olen nüüd Claude Certified Architect. Uhke. Ma ei tea, palju meid Eestis on, ilmselt käpu täis. Pärast tuleb autogrammi küsida. Aga pull oli see, et kogu see koolitusprogramm, mis seal ees oli ja kogu see eksam, nagu, et seal ei olnud nagu grammigi sellest nagu sellisest nagu vibe code'imisest või spec-driven development'ist. Kogu see koolitus oli nagu, keegi päriselt luges selle sisse, keegi päriselt näitas, kuidas käsitsi programmeerida lahendusi kasutades siis Claude'i funktsionaalsust või kuidas kirjutada mingit multi-agent chatbot'i, selleks ei kasutatud AI-d, et kuule, nüüd kirjuta selline prompt ja vaata, nüüd AI genereerib meile sellise koodi ja siis sul ongi see multi-agent chatbot, et sa pead siin seda mäluhaldust ise tegema ja kõike muud. Ei, ta kirjutas ise seda, ta tegi ise seda mäluhaldust, ta tegi nagu, hakkas sealt pihta, et mis on funktsioon enam-vähem, nagu kui me programmeerimist õpetame. Aga nii see peabki käima ju, enne kui sa jooksma õpid sa käima, enne kui sa käima õpid sa roomama, enne kui sa roomama õpid sa istuli tõusma. Ja aga see kuidagi hästi kainestav oli pärast seda kõike, et vaatad, et nüüd ma saangi päriselt asjadest aru, et oleks ta seal vibe code'inud, siis ma lähen ka vibe code'ima enda seda asja, mida ma tahan ehitada. Aga mis see siis seal see Claude selles sinu tiitlis tähendab, et lihtsalt ei, kuidas ennem varem oli Oracle või Microsoft või et lihtsalt teine väljaandja, aga tulemus on sama? No tulemus on sama, aga see Claude on seal sees ikkagi selleks, et kuidas siis kogu seda Claude'i toolchain'i ära kasutada. Et kuidas nagu Claude'i skill'e teha, kuidas seda ka arendusprotsessi sisse juurutada, see oli kõik nagu osa sellest. Ja siis muuhulgas siis kuidas sa Claude'i peale võid ehitada mingi täiesti uue asja. Ma ei tea, supporti pakkuva agendi, kes vastab ise supporti sõnumitele. Kuni selleni välja, et millal see agent peaks siis eskaleerima selle inimesele ja mille pealt ta otsustab ja kuidas ta siis teeb selle otsuse. Aga seal ei olnud nagu sõnagi sellest, et keegi kasuta AI-d, et seda teha. Vaid et õpetus oli selle kohta, kuidas sa programmeerid selle asja ära. Oot, ja nüüd sa peaksid need teadmised andma edasi 10 juuniorile. Jah. No ma siin annan, ma loodan meid 10. Aitäh! Et ma loodan, et 10 meid vähemalt kuulab, et siis jõuab kohale. Ma saan aru, seal oli see rõhk sellele, et sind õpetati Claude'i kasutama selleks, et sa teeks selle kasutajatoe või mingi rakenduse Claude'i abiga lihtsalt, et seal on vist fookus sellel tõenäoliselt. Muuhulgas küll, jah. Et mitte selle Claude Code'i poolel, vaid Claude'il kui LLM-il. Seal oli see Claude Code'i pool oli ka olemas, et kuidas sa selle arendusprotsessi sisse tood ja kuidas sa koodi ülevaatusi sellega teed ja kõik need asjad olid ka, et tekst oli selline mitmetahuline, aga selgelt oli seda see Claude seda sees tähendabki, eks ole. Kuidas kasutada Claude'i? Ma kujutasin ette, et Claude Certified Architect tähendab seda, et ütleb koodile, et sertifitseeri mind nüüd arhitektina ära ja siis teeb jah, palun. Ja siis agent läheb ja teeb eksami ära. Mitme leheküljest PDF-i tahada, mitme värviliste. Aga hästi tähtis selle AI juures on meeles pidada enamustes kohtades ikkagi see, et AI soovitab AI otsust, et AI äkt ka teatud kohtades seda nagu mustvalgelt keelab, et AI otsustamist. AI saa otsustada. Mis puutub näiteks inimese heaolu, inimese tööga ja karjääriga seotud otsuseid on human in the middle nõue. Et ei saa olla sellist AI karjääri nõustajat. Nõustaja saab olla, värbaja ei saa. Et AI ei tohi automaatselt sinu aplikatsiooni tagasi lükata. See läheb nagu filosoofiliseks, et et kui see AI nüüd 200 jätab mulle 20 alles, et kas ta siis tegi otsuse või ei teinud? Ei, ta soovitab 20, ta soovitab, aga tema ei tohi automaat vastust saata. No jaa, aga siis inimene nagu seda ülejäänud 180 üldse ei vaata, et põhimõtteliselt on nagu otsus tehtud. No oleneb, kas see on nagu randomizer või mitte, kes see tark inimene kunagi ütles, et tulevad hunnik CV-st, et pool tõstab prügikast ja et õnne peab ka olema. Jah. Et siis lisad selle juhuslikkuse sinna ka sisse ja siis ütled, et tegelikult siis on košer. Aga otsus see prügikast visat tegi inimene, see on oluline. Siis on nagu vanasti, midagi ei ole muutunud. Jah.
no lõpuks me jõuame sinna algtõdede juurde tagasi, et me juba alustasime sellest, et näed, et need vibe-kooderid õppisid spekke kirjutama ja siis järjest nagu see asi läheb edasi, kui õppisid teste kirjutama, varsti õpivad monitoorima ja küberturbega ka tegelema. Ja siis avastavad, et on vaja kooli õppima minna, sest et tegelikult tuleb ikkagi aru saada, mis toimub. Ja sinna saavadki päris arendajaks. Jah, vaat see mulle küll meeldiks. Kui äkki sealt tulevadki seeniorid. Äkki see on mingi salaplaan hoopis, et see on mingi selline vandenõu hoopis, mis vaikselt suditakse, et kuidas IT-sektorisse inimesi juurde saada. Et kõigepealt teeme selle popiks vibe koodimisega ja siis harime. Ja siis harime. AI, see masterplan on see. Ei siis nõudlus nende harimise järgi tekib neil ise endal, neil tekib sisemine motivatsioon ennast harida. Ja sest nad on selle valu läbi elanud, et kuidas asjad ei tööta enam ühel hetkel. Just, et nad hakkavad aru saama, et ma ikka pean aru saama, mis seal taustal toimub, et ei ole nii, et ma ei pea teadma, mis asi on andmebaas, ma ikka pean vist teadma, mis asi on andmebaas. Kas te olete näinud mõnda AI või mõne LLM-i kasutajat ükskõik progemised või kuskil, kes nagu saab mingi vastuse ja see nagu promptib teda või nagu veel nagu tõukab veel sügavamalt kaevuma sinna teemasse niimoodi, et ta läheb nii-öelda mööda ja läheb ise mingit materjali otsima. Küll ja rohkem. Okei, olgu, siis on lootust veel nagu selles mõttes, et ma arvan, et nagu enamus inimesi saab sealt selle vastuse ja lepib sellega ja nagu, et see ei tee inimesi mitte nagu virgemaks ja ei tekita neil sellist sisemist põlemist nagu targemaks saada. Kuidas ma võin öelda, et jah, enamus on olnud pigem niisugused vanemad inimesed, aga üks on ikkagi olnud värskelt ülikooli lõpetav poiss, kes kõigepealt küsis AI käest, siis ütles, et Alvar, et see on mingi veider jama ja siis läks guugeldama. Eks see jälle taandub ka sellele, kas sa saad aru, mida AI sulle ütleb või mitte, sest tavaliselt ma olen ka igapäevane AI kasutaja ja selles suhtes ma igasuguseid asju teen sellega, aga jälle see sama läbilugemine, ehk siis sa loed ühe korra läbi, vaatad, et jumala loogiline juttu, täiesti õige, kõik on nagu absoluutselt õige, et mis asja, et mis ma saadan kohe ära ja järgmise dokumenti genereerib, saadan pimese ära, aga loed teist kord läbi, sest tegelikult siin vist nagu mõte puudub, et siin on sisu, aga mõtet ei ole. Ja siis loed kolmandat korda läbi ja siis saad aru, kurat, nagu sisu on ka nagu vale. Ja mitu inimest seda 3 lugemist teevad, nagu see enamus vajutab esimese peale juba send nuppu nagu see mõttes. Ja see eristabki neid inimesi, kes peaksid kasutama AID ja kes ei peaks kasutama AID. Või kus kasutama. Ja võib-olla peaks eksami tegema, et sa üldse saaksid sellele masinale ligi. Ja keegi ütles, et AI kasutamiseks peaks tegema riikliku sertifikaadi, et enne AI kasutada. Ja interneti ka ei saa kasutada enne, kui teed testi. See on umbes sama suur lootus nagu see, et jalakäijad hakkavad tegema liikluseksamit. Jah, täpselt seda ei juhtu. Kuigi peaks. Aga korra võib-olla prooviks seda ikkagi nurka veel arutleda, et kui ikkagi selge on see, et häid arendajaid see asi võimendab, ehk siis nad suudavad rohkem ära teha, ehk siis juunioridele jääb vähem tööd, jääb vähem võimalust seda kogemust hankida ja ikkagi natuke on see trendi, et vähem on huvilisi sellele alale, lihtsalt sellise renomee tõttu. Et kuidas sellest nagu, mille tulemus on, kuhu me korra jõudsime, et lõpuks on need nagu Coboli arendajaid, keda otsitakse tikutulega taga, et kas siin on mingid ikkagi nagu reaalseid viise, kuidas sellest välja tulla, et nagu, kas me täna näeme midagi? Tegelikult ega ülikoolid mõtlevad ka ju selle peale, et ülikoolid tegelikult tahavadki oma õppekavad ümber profileerida, et toota rohkem siis nii-öelda AI ajastule vajalikke spetsialiste. Spetsialist ülikoolis otseselt ei tule, sa tuled sealt stardiplatvormiga ja sinust saab spetsialist läbi kogemuse. Aga see ongi väga keeruline probleem. Üks asi on junior arendajad, aga teine asi on, mis on veel minu murekoht, on, et kust tulevad edaspidi IT-arhitektid. Sest IT-arhitektiks saamine on veel omaette teema ja eriti veel siin AI sajandil, et see on veel eriti keeruline teema. Sa pead väga süvitsi asjadest teadma, sul peab tekkima see kõhutunne peab tekkima. Kogemus. Ja see kõhutunne tulebki kogemuse pealt. Aga ma endiselt ei nõustu sellega, et hetkel oleks huvi ära kadunud. Hetkel ta veel ära kadunud ei ole. Sest sisseastumiskonkursid on ikkagi karmid, huvi on. Nüüd ongi ise asi on see, et kas juhtub see, kuna kõik areneb nii kiiresti, et näiteks hakatakse väga palju välja kukkuma selle tõttu, et nähakse, et see on nagu perspektiivitu.
vanasti juhtus väljakukkumine tänu sellele, et mingi noortal noppis paremad pead ära ülikoolist. Lihtsalt hakkama ei saadud. ja et siis tänu sellele ei lõpetatud sellega, aga ka sellega hakkasid ülikoolid tegelema ju. Nad pakkusid igasugust erinevaid võimalusi ikkagi töö kõrvalt lõpetada, profileerisid jällegi oma õppekavad ümber, et seda toetada. Ma arvan, et see kõik hakkab ka praegu toimuma. Ülikoolid juba tegelevad sellega, juba on nagu mõttekojad, töörühmad, võetakse väljaspoolt inimesi, praktikuid, et ei arutata ainult akadeemikutega. Aga selle eeldus on neil ettevõtetel, et oleks olemas need ettevõtted, kes tahavad neid juuniore palgata, et see on see keeruline koht, ma näen nagu lähiaastatel. Seal tegelikult võib olla üks võimalik nagu stsenaarium see, et kui täna juuniorid head siis tarkvaramajad koolitavad välja läbi paarist programmeerimise ehk et on see, et sul on juunior, senior koos on ju, juunior läbi selle kasvabki edasi. Et siis ei ole enam mitte paarist progemine, vaid on selline kolmekas on ju. Ehk siis, et AI on ka juures on ju ja siis see senior tegelikult juhendabki juuniorit seda, et kuidas seda AI-d õigesti kasutada ja tekib selline ring. Ma arvan, et see oleks tõenäoliselt kõige efektiivsem viis, kuidas seda teha, ehk siis sul on korralik AI-d valdav, siis ükskõik kas siis senior arendaja, arhitekt, kes iganes on ju, ja siis kolmekesi nad teevad ja pusivad selle kallas. Millal kasutada AI-d, millal ise teha, teatud olukorras peab juuniorid sundima ise tegema, ära nüüd siin praegu AI-d kasuta, tee praegu ise, pärast vaatame üle ja las AI valideerib. Et päris nii ei saa, et ikka ise peab ka. Kuidas tulemust üle vaadata, kuidas kontrollida, et see asi töötab, valideerida, testida, mis iganes. See kriitiline hindamine, kriitiline lugemine on äärmiselt oluline oskus tänapäeval ja meil tegelikult on järgmise nädala episood, kus meil tuleb külla Jaan Aru, kellega me räägime siis, kuidas see meie ajusid siis nagu mõjutab, et kui me oleme täpselt see tegelikult natuke, millest ma alustasin ka, et arendajatele meeldib ehitada. Nad on selle loomise nagu mõtteviisis kogu aeg, eks ole, ja testijad ju treenivad ennast eluaeg, et olla nagu selles lõhkumise, kuidas neid süsteeme katki teha mõtteviisis, on ju. Et kuidas nüüd see arendajatele siis see teine maailm nagu sobib, kus nad peavad kõike kriitiliselt vaatama ja lugema, kui sa võtadki selle sama teksti, mis sulle AI kirjutas, loed seda 1 kord, 2 korda ja siis 3 korda ja kui palju siis see sinu seda kognitiivset energiat nagu ära võtab, et kui pikalt sa jõuad seda üldse teha. Et mina küll tunnen, et kogu seda AI pläusti lugedes mind see kurnab rohkem kui see, et ma mingit muud loovat tööd teen, millega ma midagi uut välja kirjutan ise. Täitsa nõus, et see kognitiivse võimekuse langus on tegelikult ju, kui ma ei eksi, siis nüüd sotsiaalteadlased ütlesid, et nüüd siis eelmine generatsioon oli esimene, kelle kognitiivne võimekus on halvem kui talle eelneval generatsioonil läbi siis mõõdetud ajaloo. Et ja ma ise tean ka, et koolides tuleb tagasiside, et kui varem oli probleem funktsionaalse lugemisega, et see on ka mõtlemise üks osa, kui sa loed, et sa saad funktsionaalselt aru, mis seal kirjutatud on, siis nüüd oleme juba me kohas, kus on probleeme lugemisega. Sest meil on juba 4. klass, kes on 1. klassist peale koos AI-ga kasvanud. Selle ei ole ainult AI, vaid tegelikult see kognitiivse võimekuse üks mõjutajaid on ka kogu see stoorindus, ehk need 10-sekundilised klipid igal pool TikTokis asjad värgis, et inimesed ammutavadki müstiliselt palju informatsiooni igalt poolt Instagrami storidest, TikTokist ja muudest, kas see on informatsioon või mitte, on see vaieldav, aga ka tegelikult igasugused mingisugused, ma ei tea, arendusülesanded on kolinud mingitesse minutilistesse videotesse, kus sul ei ole võimalik seda kätte saada ja inimesed lihtsalt ei suuda rohkem süveneda. Täielik jama. Ja tänapäeval eriti, kui nad kogu selle vibe koodimise kohta või AI assisted developmenti kohta lähevad midagi otsima, siis sealt tuleb nagu hästi kohutav on see, kõik need mittearendajad, kes selle kohta ütlevad, kuidas õige on teha. Hype-koodijad. Jah, need on hype-koodijad. Mulle eile ju saadeti ühe vibe-koodija koolitaja siis värskelt valminud koduleht, kus lubati äridele hakata rakendusi vorpima nagu Vändras saelaudu. Väga hästi oli valmis teinud, aga jumal tänatud, et ta oli vibe-koodija, et nupp, et võta ühendust ei töötanud. et mulle meeldib, et algoritmi nagu on mõlemad poolt nüüd hästi korralikult kajastanud, et me oleme nagu nendest selle vibe-koodijate seisukoha ka varasemalt ikkagi ära rääkinud. Nüüd on siis see laua taga need torisejad, kes ütlevad, ei, nii ei saa ikka üldse teha.
me ei öelnud nii, me ei öelnud nii, me ütlesime, et saab ka õigesti teha. Kui õigeid asju ja õigesti teha, siis see on väga hea. Et do not make any mistakes. Do not make stupid things. Do not put into production. Ja just. Et need laused kõik kirjutage enda prompti juurde ja saabki kohe korda. Aga aitäh meile episoodi tulemast, meie aeg paraku hakkab siin otsa saama. Kindlasti meie kuulajaid kutsun üles Discordi tulema, et seda asja veel arutada ja lahata. Ja järgmine nädal siis räägime juba Jaan Aruga, mis on ka kindlasti hästi põnev vestlus. Aitäh! Aitäh! Aitäh!